Päevalill, rapsi, sooja ja muud õlid on tervisele ohtlikud. Tõenäoliselt oled sina nagu minagi terve elu päevalilleõli kasutanud praadimiseks ja salatite valmistamiseks. Pärast Eestisse kolimist läksin üle rapsiõlile, sest see on siin kõige odavam ja just tundus, no mis vahe seal on. Ma pole kunagi võis või searasvas praadinud ja kookosõlist olen üldse kuulnud hästi vähe. Aga seal on vahe ja milline vahe? Viimaste aastate uuringud näitavad, et kõigi taimeõlide, välja arvatud oliivõli, kookos ja avokaadoõli kasutamine praadimiseks ja üldse tarbimiseks võib sõna otseses mõttes eluohtlik olla. Arstid võivad öelda, et taimeõlid on tervisele kasulikud, kuna need sisaldavad polüküllastumata omega-rasvhappeid ja nii see on. Peetakse kasulikuks keskmist omega-3 ja omega-6 suhet 1:1, kuid taime- ja seemneõlid sisaldavad palju rohkem omega-6 kui omega-3 ja igapäevases menüüs võib see suhe isegi olla 20:1 omega-6 kasuks. Uuringute kohaselt võib kõrge omega-6 sisaldus olla seotud kroonilise põletiku, südamehaiguste, vähi, diabeedi, soolehaiguste ja liigese põletikuga. Polüküllastumata rasvhapped oksüdeeruvad väga kergesti, mis muudab rakumembraanid kahjustuste suhtes tundlikumaks. Vastupidiselt küllastunud rasvhapped, näiteks võis, selitatud võis, searasvas, kookosõlis on stabiilsed ja raskesti oksüdeeritavad. Vähendage päevalille, maisi, sooja, seesami, maapähkli, riisi ja rapsiõli tarbimist. Lõpetage margariini leivale määrimine ja sellel praadimine. Vältige toitu, mis sisaldab margariini. Milliseid õlisid ja rasvu peaks kasutama? Praetoitu võis, selitatud võis, seda nimetatakse veel ghee või sea, veise või lambarasvas või kookosõlis. Salatikastmeks kasuta ainult neitsiooliivõli. Kui see pole võimalik, siis võib kasutada väheses koguses maisi või sojaõli. Ja pea meeles, et sinu tervis on su enda kätes.